Tere! Tere! 16. september 2025, täna räägime siis kindlasti Charlie Kirki surmast ehk mõrvast, mis oli professionaalne atendaat ning Eestis kõigest huvitavaid sündmusi olnud. Ma hakkasin eile mõtlema, et kas eelmine nädalavahetus oli see koroonakonverents või? Jah, see nädalavahetus nüüd siis mõned päevad tagasi. Jah, et kuna see Charlie Kirk oli, siis mul läks täitsa meelest ära, et see üldse see konverents on. Ma isegi ei tea, mis seal toimus, ma ei tea isegi, kus see toimus, ma ei tea, kes seal lõpuks kohal oli, ma ei tea mitte midagi, aga üldiselt ma eeldan, et me oleme mitte millestki ilma jäänud. Seal läks väga kenasti, seal oli ikkagi põnevaid ettekandeid, et selles mõttes esimest päeva saab Telegrami lehel järgi vaadata, teine päev ilmub ka sinna varsti. Et seal lihtsalt, kuna seal päevakavas tekkisid mingid pausid, siis seal seda videot alles lõigatakse kokku. Arusaadav. Ja, aga see läks toredasti, et selles mõttes väga tublid. Ja muidugi loomulikult jälle see laseri Marii Karel käis seal kiusamas inimesi. Ta küll konverentsile sisse, ma ei tea seda konverentsile sissemineku teemat, aga ta käis seal õues nagu siis inimesi veidistamas, et miks sa sinna lähed ja mis sa arvad ja... Kes see Marii Karel? Marii Karel, see on üks see, kes tegi minuga ka intervjuud koroona ajal. Tule meelde praegu, aga ta on ühesõnaga see hullike, kes seal üle süstitud ja kõik need asjad ja siis kõik on tema vastased. Ta on tegelikult, ta on terav pliiats, aga millegipärast on väga ühte auku. Äärmus siis. Ja kahjuks oli ka Charlie Kirk äärmuses. Kes luges mu artiklid, ma seal kirjutasin, et ma ei olnud ta jälgija, aga ta tuli mulle feedi ikka, selles ma olin väga hästi kursis, kes ta nagu on ja tagantjärgi ma saan aru, et ta tegelikult mulle meeldis inimesena, ta oli nagu siuke, ta tundus nagu lahe tüüp, kuigi ma ei olnud enamus tema asjadega nõus, mida ta rääkis, aga mulle meeldis, et ta rääkis, mis on kõige olulisem, ta julges seista enda tõe eest. Aga nüüd, kui nüüd rääkida sellest konkreetsest sündmusest, siis on ikka väga rets, et nüüd tehtigi nii-öelda meie generatsiooni JFK põhimõtteliselt, et professionaalne atendaat, järelikult siis tüüp... Pigem nagu MLK, sest ta oli ka nagu selline, Ei, no sama. Jah, et võime spekuleerida, mis seal nagu juhtus, aga üldiselt on nii, et põhjus, miks ma teda jälginud, oli see, et ta oli hästi see konservatiivne ja need teemad, mida eriti üldse ei huvitanud. Ta rääkis seal immigratsioonist, mis on nagu USA-põhine, eks ju. Siis ta rääkis üli palju sellest LGBT plussist ja kõik need teemad ja aborti tema jaoks oluline, aga ta ei rääkinud koroonapettusest, vähemalt minu feed on mitte kunagi ühtegi koroonapettuse asja tulnud, mis on minu eest 1000 korda olulisem kui kõik ülejäänud asjad kokku, mis ta nagu rääkis. Kuni viimase ajani, ta hakkas nagu, nüüd on tulnud välja, minu jaoks oli uus info see, et ta oli viimasel ajal päris kriitiline Iisraeli mõjust Ameerika siis valitsuses, et väga suured rahastused on seal. Nüüd ta ütles, et ta hakkas viimasel ajal rääkima ka seda, et Iisraeli ei saa niimoodi toetada, nagu me seda teeme ja et vaata, mis seal Palestiinas toimub. Ta hakkas justkui nagu üles ärkama ja ta oli väga kriitiline Netanyahu suhtes, kuigi ta varasemalt ei olnud ja ta avalikult ta oli nagu pro-Iisraeli igatepidi nagu. Ja. Siis ta rääkis, et Epstein on Iisraeliga seotud ja Mossad ja kõik see asi, et see on mingisugune jõhker võrgustik. Põhimõtteliselt päeva lõpuks need infod, mis nüüd pärast tema surma minuni on jõudnud üldiselt kõigile, kes on asjast huvitatud. Ta rääkis väga palju sama juttu, mida räägib David Icke nagu sellest Iisraeli mõju võimust nagu. Ja see võis olla väga suur põhjus, miks ta ära koristati, et ma just vaatasin, eile tegi see Candace Owens tegi ka pika video, kus ta rääkis, nad olid sõbrad, eks ju, ja rääkis, et tal on ka infot, et Iisrael ähvardas teda lausa. Ning Candace selles suhtes on rets mutt nagu tšikk, või ma ei tea, kuidas ta mingi meie vana nagu pakub. Jaa, aga tal on ka palju, ta on ema, tal on palju lapsi. Ja, et selles suhtes, et ta paneb nii robustselt, ta paneb retsimalt kui ükski tüüp peaaegu. No seal ongi mõned tüübid on veel, seal on nimesi küll, aga mina siis isegi aru, kuidas tal YouTube'i kanal saab olla, kui ta nii robustselt paneb nagu. Tal on 4 last. Jah, et ma postitan selle video siia alla, aga ta räägib, et ta võtab oma elu ülesandeks põhimõtteliselt tuua välja, kes selle tüübi ära kõrvaldas, eks ju. Ja ütles, et ta ei karda mitte kedagi, et ainult üle minu laiba ja siis ütles, et selle võib ka korraldada ilmselt nagu me näeme, eks ju.
et väga huvitav. Selle muidugi nüüd on tulnud välja veel igast neid asju, et need tõestusmaterjalid, mis meile esitatakse, see kõik on bullshit nagu põhimõtteliselt. Et seal on see püss vahepeal koos, siis on juba lahti võetud, siis on erinevad videod on jälle udused, eks ju. Ühes videos on ühte värvi riided, teises on teised riided ja mis peame loomulikult, et see tüüp oli LGBT pluss mingisugune transaktivist nagu. Ei, tegelikult ei olnud. See lükati kohe ümber, et... Ei, seal oli, et ta elas koos mingi transinimesega ja siis teised räägivad jälle, et ta elas koos oma vanematega. Siin ongi see, et sa ei saa mitte ühtegi infot uskuda, sest et see kõik on kuskilt tulnud. Jaa, aga ikkagi see peavool, kui sa paned praegu Google'isse või kui sa küsid ChatGPT käest, siis ta ütleb, et sellise transaktivistiga või ühesõnaga transsidemed. See on see, mida nad müüvad, eks ju. Ja nüüd kõige reetsim on see, et seal on mitmed siuksed suured nimed, ennekõike nagu Alex Jones, kes kunagi oleks olnud väga kriitiline kõige selle suhtes. Ta ju... See oli kogu tema karjäär on selle peal. Et sa ei usalda seda. Nüüd usub täielikult kõik, mis sealt tuleb, ütleb, et left, et see vasak tegi, ehk siis see kõige primitiivsem, see idioodi see ettekääne või see, et kõiges on süüdi left, et süvariik on left põhimõtteliselt on tema jutt nagu. See on täitsa ebareaalne. Aga tõsi on see, et tüüp kõrvaldati ära. Ja ta on kindlasti väga suur, ta võib paljusi nagu maha tõmmata, pidurdada paljude tegevust. Mõni võib hakata kartma, et fuck, äkki nüüd vaatavad veel keda, et mida ma tohin rääkida, mida ma ei tohi rääkida. Et hoiame pöialt, et see Candence on veel mõnda aega meiega, et ta seal, ta ütles, ta seal juba nimepidi ütles sina, et ma tahan, te kõik tulete välja. Ta ütles, et tal on infot, et Charlie toodi kuhugile kokkusaamisele mõned kuud tagasi, kus talle öeldi, et sellest tohid rääkida, sellest ei tohi rääkida. Ta nimetas nimepidi, kes seal koosolekul olid ja mingid asjad nagu. Et päris rets teema. Ja siin üks Eesti poliitika kommentaator ka, mul kahjuks ei ole praegu see artikkel lahti, et ma ei hakka otsima, aga ütles ka, et see USA poliitika kultuur, et see on tagasi seal kuskil 60-ndates nagu et hästi siuke Wild Wild West mingis mõttes ja et USA 45 presidendist 10 on üritatud nagu ära tappa ja et siukene nagu päris rets ja 3 on tapetud ja või ma täpselt umbes praegu panen neid numbreid on ju, aga lihtsalt, et see et juba presidentide kallal on protsentuaalselt oldud väga vägivaldselt, rääkimata kõikidest teistest poliitilistest aktivistidest, keda on nagu tapetud karjade kaupa põhimõtteliselt. Ja no ütleme nii, et ma seda Trumpi atendaadi asja ei usu üldse, see tundub täis teater nagu. Ja samamoodi ka see Reagani atendaati katse oli puhas teater. Aga lihtsalt vägivald on ta anyways. Isegi kui ta on fake, siis ta on vägivald juba inimeste turvatunde vastu. Jep, et me avaldasime ka huvitava artikli ühest käitumiseksperdist või käitumisspetsialist, käitumisekspert, kes ütles, et Charlie Kirkin mõrv paljastas ajaloo suurima pettuse, milleks siis on see, et peavool müüb seda, et süüdi ja kõiges on süüdi see teine pool. Kui sa lähed Fox Newsi, siis ütleb, et et liberaalid on kõikide asjade süüdlased ja vasakpoolsed. Kui sa lähed sinna MSNBC-sse, siis need ütlevad, et kõiges on süüdi konservatiivid. Ja põhimõtteliselt sama jutt, mida ma olen siin nendele kõikidele Eesti konservatiividele ka rääkinud aastaid ja aastaid, et sa esindad seda sama ideoloogiat, kui sa oled selles ühes äärmuses ja näitad näpuga, et kõiges on süüdi teine pool. Kuidas need inimesed sellest aru ei saa, see on täiesti üle mõistuse minu jaoks. See on niivõrd elementaarne, sest on lihtne aru saada. Eriti kui sa vaatad, see tüüp nagu analüüs väga hästi seda, et vähemasti USA-s on niimoodi ja väga palju ka Eestis, et sulle müüakse seda teist poolt niimoodi, et kui liberaalid teevad mis iganes koosoleku või selle mingisuguse avaliku sündmuse, siis konservatiivne meedia läheb filmib sealt neid kõige suuremaid neid veidrikke. Ja teine pool teeb täpselt samamoodi, et müüakse seal, võetakse see kõige hullem, see konservatiivne, see, kes reaalselt käibki ringi selle fooliumi mütsiga ja mingi 10 aastat lõikamata juustega, siis filmitakse, et näed, see on see konservatiiv, eks ju, et näidatakse seda äärmust. Ja ta kirjutab seal väga hästi, ütleb, et kuna meile müüakse sihukest jama,
siis põhimõtteliselt enamus inimesed arvavadki, et on väga okei vaigistada, suukorvistada ja tihti ka tappa neid inimesi, kes mõtlevad teistmoodi. Sest et see Eestis ju selles suhtes nagu ei erine. ei erinegi, et see, mis me koroona ajal siin toimus, see oli ju väga hull, jah. Et mina ei tea, sa muidu teadsid, kes on Charlie Kirk või? Ei, mina tõesti ausalt ei teadnud. Et ma lihtsalt, ma ei ole nagu, et ma USA-s ja üldse teiste riikide puhul ka, võib-olla kui lähiriigid välja arvata siin Läti, Soome, Rootsi, siis ma jälgin põhimõtteliselt ainult valitsuse tegevust. Et ma eriti ei jälgi, mis teised inimesed teevad. Jah. Ja, kuna ma vaatan siin Telegrami uudisteportaalist telegram.ee on uudis olnud pannud eile üles, et minister Taro tegi kannapöörde, et meelsuskontrolli seadust veel ei tule, et räägi mulle sellest. No eelmine nädal oli siis suur skandaal, et Siseministeerium saatis kooskõlastusringile ettepaneku muuta karistatavaks terroristliku propaganda omandamine ja pidev jälgimine. No, nagu ikka selliste seaduste puhul see tõlgendamisruumi jätakse hästi vabaks, aga ütleme, seal oli näiteks, et Venemaa teemalised või niimoodi. Või mis iganes, sa võid ju öelda ka, et ma ei tea, mingi koroona või whatever. Mis iganes ministeerium otsustab, et nüüd võib olla nagu terrorism. No aga siis olekski nii, et põhimõtteliselt kui sa jälgid ETV-d, ERR-i, Postimeest, Delfit, Ekspressi, Päevalehte, mis koosneb konkreetselt koroonaterroristide propagandast, eks ju, kaasa arvatud ülejäänud sõjapropaganda, siis kui sa tarbid seda sorti meediat, siis selle uue seaduse kohal, mis sind vangistatakse või? No jah. Seega ära kuule, ära vaata ETV, ERR-i, Postimeest, Delfit. No see igastahes sai väga suure vastukaja juba nagu täiesti peavoolu poliitikutelt ka on ju ja ka teistelt. Ja siis nüüd siis see Igor Taro ütles, et ei, et seda ikka ei tule, et ega nii ikka ei saa ja siis ta ütles sellise lolli lause, et enneaegne väljatulek kavega oli minu viga. Enneaegne väljatulek. Siis ma mõtlen nagu, okei, et kas sa pead selle all silmas seda, et sa tulid sellega välja enne valimisi või et te tahtsite tegelikult seda teha natuke rohkem sahker-mahker või mis mõttes enneaegne. Igastahes ta ütleb nüüd et piirangud ikka peavad olema selgelt kooskõlas mõtte ja arvamusvabadusega ja et demokraatlikus ühiskonnas ei tohi olla kohta meelsuskontrollil ja põhjendamatul jälitustegevusel. Ja siis ma mõtlen nagu... Kui ta seda kõike ütleb, miks neil siuke kava laual on? Jaa, täpselt. Ja siis üldse vaata, tema ju oli kõikide nende numbri tuvastuskaamerate ja kõikide asjadega vaata ka alguses nagu hullult neid seal kaitseb ja siis kui tuleb see backlash, siis ütleb, ei, see on tegelikult ikka väga halb ja siis ERR tegi taga hästi kriitilise intervjuu või Vikerraadio õigemini. Ja siis ta seal ütles, et ei, aga niimoodi see ju käibki, et meie käime välja ja siis vaatame ikka, kuidas inimesed reageerivad ja ma kindlasti tagasi astuda ei kavatse. Siis ma mõtlen, et kui sa nagu tahad demokraatlikus riigis teha ebademokraatlikke seaduseid, siis kuidas üldse tuleb kõnele, et siis sa ei astu tagasi, kui sa teed sellise vea? No ma arvan, meil on siuke vestlus, meil on igas saates nagu, et see... Aga igal juhul tore on ju, et seda praegu ei tule. Ma kirjutasin siia just selle veel, just sellepärast, et come on, teiste seadustega on ka nii olnud, ei, see ei sobi ja siis pärast ikka see kirjutatakse mingisugustesse teistesse seadustesse sisse. Et ju vaata, tihti peale viivad kas ühel ajal või hästi lähestikku läbi muudatusi erinevates seadustes, mis üksteist mõjutavad. Nii et seda sama asja saab ju teistesse seadustesse niimoodi kirjutada, et ta teeb kokku selle sama kompoti. Mis erakonnas see tüüp üldse on? Eesti 200. Kes nad on? Ma ei tea, mis nende see ideoloogia, ma ei tea mitte midagi neist. Kes nad? Vasakul või paremal? Nende ideoloogia on nii imelik, et ma ise ei tea, kas nad isegi sellest aru saavad. Aga mida nad müüvad endale? Ei, nad on ka nagu liberaalid ja blablabla, jah. Aga lihtsalt, et... Et liberaal arvab, et ei tohi mõelda või? No seda me ju oleme näinud siin kogu aeg. Aga lihtsalt see, et kuidas neil on nagu see flippimine käib kogu aeg, see nagu minu meelest eriti iseloomustab seda Eesti 200. Kuigi
see iseloomustab kõiki erakondi. Aga noh, neil on nagu eriti suured fopaad sellega, et ma ei kujuta ette, kuna neil see, vaata ju kohe ju tulevad valimised on ju nüüd oktoobris. Aga ma tahtsin küsida, kas see juba ära ei olnud või? Ei, see tuleb. No sellepärast praegu on eriti see, et kohe, kui sa teed mingi asja, mis inimestele ei meeldi, siis on kohe mingi oi, vaata. Mul ei öeldi, et see on jälle see, ma tean, ja see jälle see, et millal need valimised juba läbi saavad. Plakati see nagu ükskõik, mis erakond on, kui ma näen valimisreklaame, ma tahan nagu oksendada nende peale. Ükskõik, kas seal on mees või naine, ükskõik, mis sõnum see on, mul lihtsalt süda läheb pahaks nagu. Täiesti rõve. Sellepärast ma lootsin, et ehk see on juba läbi. Millegipärast ma arvasin, et see on läbi. Kas olid juba mingid eelvalimised või olnud või? Ei, see alles hakkab. Aga rets. Okei. Jah. No igal juhul. Kuidas me selles üle elame? Mis me siis... Ma ei tea. No ja siis vahepeal oli on ju see umbusaldusavaldus Karmen Jollerile Riigikogus. Kes seda korraldas total? EKRE ja Keskerakond või? Ja võib-olla ka Isamaa. Ei vist ikka EKRE ja Kesk. Ühesõnaga, mis iganes. One of those. Nii, ja noh, muidugi, no see oli ju lihtsalt teater on ju, aga selles suhtes seal käis päris rets peedistamine ja mulle meeldis, et seal oli palju küsimusi nii koroonapettuse kohta, vaktsineerimise kohta kui ka sõnavabaduse kohta. Ja siis Varro küsis talt väga häid küsimusi, Arvo Aller küsis küsimusi, Anti Poolamets, kes siin veel oli, Kalle Grünthal, Evelin Poolamets, Rain Epler. Nii et noh, põhimõtteliselt nagu EKRE-akad, kes küsisid... Ma just mis sa lugesid, et pooled olid kõik koroonaterroristid ise ju. No. Jah, aga lihtsalt seal käis nagu päris peedistamine ja Karmen Joller selles suhtes nagu on kõige ideaalsem minister, et näiteks Kaja Kallas oleks selliste küsimuste peale läinud täiesti närvi. Michal... Enamus reformikad, Jürgen Ligi kindlasti, ta oleks nad kõik juba saatnud ühte, teise, kolmandasse, neljandasse ja kõige retsimasse kohta ka. Aga Karmen Joller on tõeline teflon naine ja ta naeratas neile kõigile, ütles aitäh sulle huvitav küsimust, aitäh ilus küsimuse eest, ta on nagu kõige retsim poliitik. Ma arvan, psühhopaat. Ja ta lihtsalt nagu teflon, ta oli nagu see Neo, kes niimoodi võrkas ja kõik pööras nagu kuidagi niimoodi, et noh, see oli väga rets. Ma alati mõtlen, kuidas Karmen Jollerid üldse öösel magada saavad, sest nad on mul täiesti üle mõistuse nagu. Sest ta on teflonist. Nagu ta on endast täiesti, ei. Ta on endast nii kindel, et see ongi tema reaalsus. Ja ta usubki, et see kõik, et ta teebki kõik õigesti. Ja see on väga rets asi, mida me kõik võiksime õppida tegelikult. Selleks, et hakkama saada siin väga... Ja, aga see, mis jutt, mida reaalselt koroona rääkis? Ma saan ju sellest kõigest aru, aga ta vabandaski sellega välja, et teadus muutubki kogu aeg ja sellepärast oligi nii, et üks hetk, mis ta räägib, see oli, lõpuks oligi vale, aga tollel hetkel see olnud ja sellepärast ta ei valetanud. Ja siis räägiti kõikidest nendest survestamisest, on ju. Ja siis ta ütles ise ka, et ta tegeleski koroonapettuse rahva survestamisega. Ja siis ütleb, tõsi, me olime sunnitud inimesi survestama. Jah, aga seda nõudis toonane aeg ja seda tehti kõikides tsiviliseeritud riikides. No, ja see on ju... No, mingi türann räägib täiesti ausalt. Jaa, see on täpselt see sama. Niimoodi on ju kõiki selliseid nagu kuritegusid ju maailmas õigustatud. Siis ma mõtlen, et noh, seda ju ta ikka võiks kuidagi aru saada, et sellepärast ongi saanud juhtuda väga hullud asjad maailmas. No, ühesõnaga, ta ei kao mitte kuhugil enam, kui tema ja kõik tema sarnased vastutusele ei võeta. Vaata, mis kogu asja probleem on see, et see umbusaldus tehakse ühe inimese kohta. See on niimoodi, siis see nagu... See on kõige suurem vale ongi see, et sa umbusaldad ühte inimest justkui tema oleks süüdi, kuigi kogu karja peale kõik need kaasarvatud, kes umbusalduse tegid, teie aitasite ka suurestada. Jaa, aga ma usun, et see umbusaldus näitas nii reformikatele kui ka teistele, mis puust Karmen Joller tehtud on ja noh, see on nagu see kõige ideaalsem see poliitbroiler, keda saab enda agenda jaoks ära kasutada, kui sa teed talle selgeks, et see on see kõige õigem ja heam ja teaduslik ja nii edasi, siis ta on see ju ustav.
partner. Et jaa, selles mõttes ma arvan, et Karmen Jollari päevad perearstina kindlasti pigem on möödas ja ma usun, et nii kaua, kui Reformierakond saab, kui nad saavad aru päriselt sellest, kui väärtuslik neile võib olla Karmen Jollar, siis nad hoiavad temast kinni 10-10-ga. Okei, need valimised lõppevad ära 6 aja pärast, eks? Jah. Mina tahtsin rääkida järgmistest valimistest, mis on 2 aasta pärast. Õnneks 2 aasta pärast. Ja praegus need järgmised valimised nüüd on ju 19. oktoober ja siis Riigikogu valimised tulevad 2027. Jah, need valimised, mina ennustan, et need valimised võidab erakond, kes lubab kehtestada varandus- ja pärandusmaksu rikastele ja ülirikastele ja pangad ära maksustada. Sest see, mis me oleme rääkinud siin viimased 6 aega rikaste maksustamisest, teema, mille on populariseerinud loomulikult Gary Stevenson, et see teema ei kao, see läheb nagu lumepall kõikjal maailmas ning sellest on varsti võimatu nagu vaikida sel teemal. Ning ma arvan, et 2 aasta pärast reaalselt, mis iganes erakond selle teema ette võtab, see lööb need valimised täiesti pika puuga, ma täiesti veendunud selles. Ja sellega seoses, palun. Jaa, et kuna see on praegu kuum teema UK-s ja ka juba teistes riikides, siis otsustasime majanduskonverentsil, mis tuleb nüüd 27. septembril, toimub veebis, nii et sa saad seal osaleda oma arvuti või nutitelefoni vahendusel. Ka sinna tuleb vestluspaneel siis sellel teemal, et 1% maailm ehk siis nende ülirikaste maailm, kas toimub rikkuse maksustamine või keskklassi hääbumine. Ja siin mul absoluutselt nagu ei ole mitte midagi rikaste inimeste vastu, ma täiega imetlen neid ja ma arvan, et nad on lihtsalt ülinutikad ja ei, siin ongi see, tuleb aru saada, et need nii-öelda ülirikkad ei ole... Siin ei ole mitte midagi nende vastu, siin on lihtsalt see, et kuna seda ka pärandatakse ja ühesõnaga see räägib palun parem, sina oskad seda parem rääkida. Miks sa siis segasid vahele, kui ma hakkasin rääkima? Jah, sorry. Et rikkad ei olegi midagi valesti teinud, vaid süsteem on ise üles ehitatud valesti. Just. Et senikaua, kui käib vara ülikiire ebavõrdsuse kasv, senikaua ei olegi võimalik majandustõusu tekitada ning siis juhtubki nii, et keskklass sureb vaikselt välja, kui ei tehta varandus- ja pärandusmaksu. Samamoodi jäävad ka riigid aina vaesemaks, sellepärast, et riikide võlakoorem kasvab kogu aeg ja nad nuputavad uusi variante, kuidas neid auke kogu aeg lappida ja see raha voolab kogu aeg riigist välja, ta voolab keskklassist välja ning kuhu ta voolab, selles ongi küsimus, eks ju. Ning see, kuhu ta voolab, see koht on vaja maksustada täielikult. Põnevad ajad ja meil tuleb konverentsile mitu spetsialisti, nii majandusspetsialiste kui ka ise edukaid ettevõtjaid, kes võib-olla saavad ka selle maksu, kui see maks kunagi tuleb, mis ta tuleb paratamatult. Et me hakkamegi arutama esiteks, mida see maks tähendab, aga ka seda, kuidas seda üldse rakendada, milliste numbrite pealt on üks küsimus. Teine küsimus on, kuidas seda ideed populariseerida ja nii edasi. Ja, et see on kindlasti teema, mis pankade kõrgema maksustamise, pankade kasumi kõrgema maksustamise ja siis tehnoloogia gigantide, sotsiaalmeedia gigantide maksustamise kõrval arutada. Jah, et Hardo Pajula näiteks osaleb seal, tema siis on Äriülikooli EBS vaba majandusmõtte professor ja Postimehe lisatähenduse teejuhid peatoimetaja. Et Hardo juttu on väga huvitav kuulata alati sellepärast, et ta tõesti, ta kunagi ei olnud tippmajandusanalüütik, on siiamaani, kuigi ta nüüd huvitavad palju vaimsemad ja filosoofilisemad teemad. Ja ta on kunagi olnud ka peaminister Tiit Vähi majandusnõunik. Siis on veel vestluspaneelis osalemist kinnitanud Risto Rossar, kes siis on asutanud Insli, ta on ettevõtja, investor
ja Bitcoini entusiast. Ja tema on siis ka hästi aktiivselt levitab igasuguseid uusi ideid, ärimudeleid, tehnoloogiaid, et huvitab kõik uus ja huvitab ka see, kuidas panna seda maailma paremini toimima, et ta on sellest rääkinud ka Telegrami podcastis näiteks. Ja tema ettekanne oli 2023 aasta sügisel toimunud Telegrami konverentsi publiku lemmik absoluutselt. Nii et ja juba sellel nädalal me avaldame veel paar nime, kes sinna vestluspaneeli tulevad, et sellest kindlasti tuleb väga põnev ettekanne või see vestluspaneel ja pärast selle paneeli toimumist siis saavad ka kuulajad seal osalejatele küsimusi esitada. Siin vahepeal oli uudis, et paljude miljonite lemmik ning inimene, kes oli kutsutud siia Eestisse koroonakonverentsile, siis nagu ma isegi ei saanud aru, miks ta tegelikult kutsuti. Me räägime RFK Juniorist. Ehk siis see, keda paljud kaasa arvatud ka meie andmetel mitmed Telegrami jälgijad, mingil põhjusel on tohutud RFK jälgijad, aga seesama Kennedy paar nädalat tagasi ütles, et tema hinnangul peaks Trump saama Nobeli preemia koroonaprogrammi eest, mis USAs teatavasti tappis 10 miljoneid inimesi ja sandistas veel 10 miljoneid. Et nojah, no see oli niisugune, et talt ise küsiti, et kas ta peaks selle saama. Ja ta absoluutselt. See tuli nagu momentaalselt. Ehk siis see tüüp, keda siin miljonid arvavad, et siin päästab maailma, tema on konkreetne vaktsiini müügimees. Ja no tegelikult RFK võib visata sinna Trumpi kampa. Me tegime selle essee-võistluse, et tule kirjelda meile, kuidas Trumpi sinna presidendiks saamine on sinu elu lihtsamaks ja rõõmsamaks ja paremaks teinud ja tegelikult sinna visata ka selle RFK, kes järjest seal kogu aeg seal saab kokku nende uute vaktsiinide ja propageerijatega, vaikselt seal tühistab ühed vaktsiinid ära, siis toob teise tasemele, eks ju. Ja kui ta nüüd ütleb, et Trump peaks kogu selle mõrvatööst saama veel Nobeli preemia ka, siis ma arvan, et ma nüüd annan alla, et ma rohkem neid artikleid ei kirjuta. No, selles mõttes, et ega seal nagu ikkagi tema tegevuses leidub ka positiivset ja siin ma saan, ega suures poliitikas ongi nii, et sa peadki tegema mingisuguseid kompromisse, lihtsalt küsimus ongi see, et mis piirini sa neid teed. Võib-olla temal endale see ei mõju nagu, võib-olla ta ei tunne nagu, et aga miks ei peaks Karmen Joller saama Nobeli rahupreemiat? Ando, ma lihtsalt... Ei, ma saan aru, aga vaata, kui sul on koroonakonverentsile kutsutud inimene, kes arvab, et Trump peaks saama Nobeli preemia, nüüd sellele samal konverentsil olid inimesed, kes peedistasid Karmen Jollerit põhimõtteliselt selle sama asja eest, mida tegi Trump. Ja. Aga üks peaks saama Nobeli preemia ja teise tehakse umbusaldus või? Kuidas see loogiline on? Ja, ma saan aru sellest. Nii, ehk siis kogu minu jutu point on see, et senikaua, kui me tegeleme poliitikaga, siin ei ole mitte mingit loogikat ja neid probleeme, mis meie ühiskonnas on, ei ole võimalik ära lahendada. Käisin paar nädalat tagasi, nüüd juba mingi kuu või 2 tagasi suvel, lapsega EMO-s. Kahtlustasin, et on luumurd, tegelikult õnneks ei olnud midagi, aga millest ma tahan rääkida, see, kui me olime seal ooteruumis või kuskil koridoris, siis seal oli suur ekraan. Ning sealt luges välja siuke hoiatustekst oli umbes selline, et ravimid tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ehk siis need ravimid, mida teile reklaamitakse hommikust õhtuni ja mida kõik need Karmen Jollerid ja kogu see seltskond ütleb, et te peate võtma, et terved olla. Kui teil need jäävad üle, siis te ei tohi visata neid prügikasti, vaid te peate viima ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ma hakkasin niimoodi naerma seal, mul oli raske seal. Ja siis ma mõtlen, et kas need inimesed, kes need ravimid võtavad, kas nad teavad, et need ei tohi prügikasti visata, et need tohib? Ikka nad teavad. Ja siis ikkagi võtavad neelad alla ja värke või? Ja siis teine asi, mis ma seal nägin, on see, et HPV vaktsiin maksab 126 €. Jah, nagu Karmen Joller kunagi Telegrami
podcastis ütles, et ega vaktsiinid ei ole tehtud kasumi tagaajamiseks. ei, ta ei olnud nii, ta ütles, et vaktsiini business on väga halb äri. Et see ei ole üldse tulus äri. Oh my god. Nii, mis siis veel? Meil on ju see, näita seda, meil on ju suur kampaania praegu käib. Et me saime nüüd läbi Ussi, tähendab, vabandust. Meil oli, vaata teatavasti LHV pani meie konto kinni ja meil oli ja meie makselahenduse ka. Uue konto tegemine ei ole küsimus, vaid see, et kuidas tekib see maksevõimalus, on nüüd see tehniline asi, millega me oleme üle 2 kuu tegelenud. Sellepärast, et LHV koostööpartner Everypay. Anyways, meil hakkas nüüd lõpuks, me saime selle tagasi ja nüüd saab jälle Telegrami liituda ja meil on kampaania, Mystery Box kampaania, mis tähendab, et kõik, kes tellivad Telegrami, saate Mystery Boxi. Siin sees võib olla igasuguse asju, aga me ütleme kohe ära, et enamus asjad, mis siin sees on, maksavad rohkem kui see kampaania ise. Et no pooled asjad, mitte enamus. No sõltub, kui palju neid on. Meil on see unik, mis siin vedeleb. See... ja ütleme nii, et me tahaksime enda e-poe siis sellest laost lahti saada, sellepärast me paneme need kõik praegu kampaaniasse. Ja seal on mõned asjad, mis maksavad üle 150 €. Siis me teeme iga nädal saab üks inimene saab lihtsalt kogu raha tagasi, et me paneme 50 € sinna sisse. Siis meil on seal meie erinevate koostööpartnerite raamatuid, seal on meie T-särke on seal, siis on isegi CD-plaate saab. Ja siis on Honey Energy Met. Oota, midagi huvitavat eile veel, mis me sinna panime. Ühesõnaga, meil on video, kus... Ja siis on need organiidid. Kõikide vahel, kuna seda Trumpi essee nagu ühtegi nagu tõsist esseed ei tulnud, kõik olid nagu huumoriga. Et vaata, me ootasime nüüd need, kes meid sõimavad, kes ütlevad, me ei saa Trumpist aru. Me ootasime nende inimeste esseed. Aga mitte keegi nendest ei saadnud meile seega peaauhind jäi alles. Ja, nii et kõikide vahel, kes siis praegu enne septembrikuu jooksul tellivad endale 6 kuuks Telegrami, kõigi vahel loosime välja Ö2-le uneallika puhketalus. Vot, see on üks väga mõnus, siuke võib-olla natuke müstiline koht, kus lubatakse väga hea tund. Mul on veel siin kirjas ja tegelikult see, vaata see Trump ju nüüd ütles, et ta tahab hakata uurima neid Pfizeri andmeid, et kas Pfizer ikka on need andmed nii, nagu nad väidavad nagu. Ja siis... Jah, aga siin on ju see, et need andmed on ju avalikustatud juba. Kas tal ei ole ühtegi inimest, kes talle need andmed laua peale paneks või? Trump nüüd väidab, et ta nüüd 5,5 aastat hiljem on hakanud nagu aru saama, et Pfizer võis midagi valetada, eks ju. Ja nüüd ta tegi postituse, kus ta ütles, et ma nõuan neid andmeid nagu ja nüüd see MAGA-armee, yes, ülikõva, et see on tõeline president. Et sul oleks 5 aastat sellest aru saada, et midagi on valesti. Ja see on väga huvitav sellepärast, et meil on olemas BMJ ehk siis British Medical Journali ajakirjanik Peter Toshi, kes juba 2021 rääkis sellest, vaatas neid esialgseid Pfizeri uuringuid, ütlesid, et siin ei ole ju need asjad, millest te räägite, mida te reklaamite, mida isegi meie siis lugupeetud arstid ja praegused Riigikogu liikmed rääkisid, et see on seal mingi, ma ei tea, 95% või 99% efektiivne ja sa ei nakatu ja sa ei levita ja mis iganes kõik asjad on ju. Siis Peter Toshi juba siis kirjutas, et Pfizeri enda uuringutes on ju kirjas, et selliseid asju seal ei ole. Millest te räägite? On väga rets. Nii, kas midagi veel? Seal oli, ma ei ole artiklit teinud, aga vaata, me ei ole kursis, võib-olla seda mujal igal pool räägitakse, aga seal on päris mitu videot tulnud välja, kus Kaja Kallas seal Euroopa Parlamendis räägib tühjale saalile oma seda ila. Et isegi seal need seltskond enam ei kuulad, et üldse see on päris naljakad humoorikad videod, kas peaks sellest tegema kokkuvõtte või? Või see ei ole teema? Ma ei tea, kas peab oma energiat sinna raiskama. Aga jaa, no põhimõtteliselt elame huvitaval ajal, eks.
nagu see kipub olema juba 5 aastat. Ei tea, mida see siin toob ja põnev on muidugi ka see, et seoses Charlie Kirki mõrvaga peaaegu mitte keegi ei rääkinud 11. septembril sellest, mis juhtus 11. septembril. Charlie Kirk ei rääkinud sellest ka, ma ütlen varasemalt, et siin ongi see, et kui ma nagu eriti ei jälgi neid tüüpe, kes ei räägi nendest kõige retsimatest asjadest, et ma saan aru, kui sa oled selles konkreetses augus, siis see võib olla huvitav nagu, aga kui nad valetasid meile 9/11-ist, eks ju, mis on meie põlvkonna, meie aja, kaasaja, siis kõige suurem hauks, mis siin on nagu terrorismi hauks, sõjaline hauks, eks ju. Kui sellest ei räägi, siis igasugune isegi juba see Ukraina teema on siuke, et miks me üldse sellest Ukrainast räägime, kui see ultimate asi on hauks nagu. Kui see oli hauks, siis seal teises on ka midagi valesti. Samamoodi, et miks me räägime, et vaktsiini sees on mingisugune mRNA või keda see huvitab, kui viirust ennast pole olemas nagu. Miks me keskendume siukse jama peale? Rääkides üldse Trumpist ja sellest, et talle anda mingisugust Nobeli preemiat, siis see, et ta Kaitseministeeriumi nimetas ümber sõjaministeeriumiks. No väga hull. No see... Jaa. Ma ei tea, see selline käik kannab minu meelest väga selge sõnumi ja see, et sellest sõnumist nagu üldse ei räägita või kuidagi ja kui see Trumpi fännid on nii peavoolus kui ka allvoolus sellest justkui nagu täiesti mööda libiseti, siis mul on küsimus, et kuidas seda rahu peaks saavutama, kui see maailma kõige suurem sõjaline jõud nimetab enda Kaitseministeeriumi ümber sõjaministeeriumi. Mina saan niimoodi aru, et kui Trump on võimul, siis see ongi rahu nende loogikas. Mul täna keegi saatis, siin oli vaata uudis, ma ei tea, kas sa seda üldse nägid, et Eestis tahetakse teha, idapiirile rajatakse 40 kilomeetrit tankitõrjekraave ja 600 punkrit. Jaa, see on juba vana uudis. Ole, aga see 15.09 eile ilmunud. Jaa, aga selles räägitakse juba mitu aastat. Jah. No väga rets nagu. Ja vaat maaomanike veenmine saab hoo sisse, et sa pead veenma neid. Kui tahad rahu, siis tuleb valmistada sõjaks. Kuidas saab niimoodi üldse mõelda? Aga see on idioodi lause ju. Kui sa tahad kaine olla, siis sa peaks hakkama jooma, et selleks valmistada. No see on täielik idiokraatia. Et see Gary Stevenson, kellest me räägime siis majanduskonverentsil, ta räägib ka, et kõik on idiokraatia, mis puudutab majandust. Et majandusspetsialistid, majandusanalüütikud ei saa sellest aru, et kui varade ebavõrdsus kogu aeg kasvab, siis ei ole võimalik majandusedu tekitada. Ja vaata, iga kord, kui on mingisugune probleem on, kohe trükitakse raha juurde. See on see sama, nagu ta ütleb, et see film, tema räägib ka Idiocracy film, et seal on see president, kes ütleb, et trükkime lihtsalt raha juurde ja kõik saavad miljardärideks ja siis ta valitaks ja võidab, eks ju. Et siin ongi, kui sa vaatad, ükskõik millist seda sektorit on see ka koroona, nüüd need tüübid, kes koroonaga tegelevad, nagu idiokraatia nagu, ainult aiaaugust või mingit täielikku jama, eks ju. Sõjaga on sama. Aga vaata, see sõjaministeeriumi teema on hästi märgiline, sellepärast, et just äsja ilmus intervjuu Eesti suursaadikuga Iisraelis, kes siis rääkis sellest Iisraeli ja Palestiina konfliktist ka, ta seal rääkis sellest, kuidas mõlemal pool on vigu tehtud ja niimoodi, et see osa oli niisugune, ei olnud kõige hullem. Aga siis ta rääkis sellest, et et see on ikka väga tore, et nüüd Eestis on ka see Iisraeli suursaadik ja et me ikkagi saame neilt nii palju õppida, et Iisraelil on ikkagi see majandus väga hea ja see on ju ikkagi kõik baseerub nagu sõjatööstusel, on ju. Et Eestis ju ka tahetakse teha seda sõjatööstusparki ja et ikkagist, et see on nagu see, et see ikka paneb nagu majandusele selle tugeva põhja. Ja siis ma mõtlen, et see, et nagu haritud inimesed
tõsimeeli räägivad sellest, kuidas sa saad oma majandust tugevdada tänu sõjatööstusele. See on ideokraatia, kas need haritud tüübid ei ole aru saanud, et selleks, et need plaanitavad sõjahunja kõik valmis ehitada, vaja võtta laenu vaja? Esiteks on vaja võtta laenu ja on vaja, et oleks sõdu. Et ma ei tea, kui me nagu ikkagi inimkonnana oleme jõudnud sellisesse kohta, kus me rõõmustame selle üle, et meil tuleb majanduskasv tänu sõjatööstusele, siis tahaks kõiki saata tagasi kuskile koolipinki, välja arvatud, et seal sealt koolipingist ongi nagu alguse saanud. Et ma ei teagi, kuhu neid inimesi tagasi saata. No Candace Owensi lõpusõnum selles värskes videos oli see, et võtke lapsed koolist ära. Tehke koduõpetus ütles, et see on täielik kommunism, kus me liigume lääne ühiskonnas. Et me oleme ainult üks samm maas sellest täielikust kommunismist igal pool. See, mis toimub, see ajupesu, siis sa arvad, meil on vabad. No see on julm. Kusjuures ma unustasin öelda, seal oli uudis veel, et kas sa tead, mis Vietnamis toimub või? Seal mingi 10 miljonite pangakontod külmutati, siis nad teinud endale digi-ideed. Jah, see on üldse väga paljude Aasia riikide suundumus. Ja, aga praegu on niimoodi, et UK see Keir Streamer või mis iganes Streamer ta nimi on, see ju surub ka seda digi-ideed praegu täielikult peale. Ja see on ainult nurga taga Eestis. Ma olen rääkinud sellest digi-ideest 3-4 aastat. Ma ütlesin eelmord ka, et mitte ükski erakond ja poliitik nendest ei räägi, et sellepärast ei ole mitte mingit vahet, millise erakonna sa valid nagu. Täielik naljanumber. Tulles nüüd tagasi selle Chase Hughesi juurde, käitumisekspert, kes siis kirjutas sellest, kuidas Charlie Kirki mõrv paljastas ajaloo suurima pettuse. Ja see siis nüüd räägib sellest, et kuidas me ju tegelikult oleme kõik inimesed, kes tahavad oma perele head ja meid omavahel ühendavad palju rohkemad sarnased asjad kui siis nendega, kes paluvad, et me nende poolt valiksime ja kes iseennast nimetab väga toredasti siin ajupesu eksperdiks ja psühholoogia eksperdiks, siis ta kirjutas sellise lubaduse, mis me kõik võiksime üksteisele anda. Loete. Ja see on, ma ei lase millelgi elektroonilisel otsustada, kes on mu naaber. Ma ei lase poliitilisel vägivallal muutuda normaalsuseks. Ma ei luba propagandal mulle öelda, keda vihata. Ma ei ela enam kunagi vere nimel, ehk siis verevalamise nimel on ju. Ma valin terve mõistuse, ma valin ühtsuse, ma valin näha inimeses kõigepealt inimlikkust, mitte tema poliitilist vaadet. Ja ma saan aru, et see sõnum on palju rohkem rusikas silmaauku USA-s, kus tõesti see polariseerumine on kordades suurem kui Eestis, aga ta on ikkagi Eestis läinud ka juba päris hulluks, et see... Vaata, see süsteem ongi niimoodi üles ehitatud, et kui sina oled, ütleme, vasakpool, siis sina ei ütle oma kongresile parteile mitte kunagi jõugule, et ma kuulsin need parempoolsed tüübid, et neil oli üks sitaks hea idee, et ma tahaks teiega jagada. Seda ei juhtu kunagi. Nii, ja nüüd need EKRE-d või nende seltskonnas ei ole ka mitte kunagi seda vestlust. Kuule, et ma kuulsin seal vasakpool, et neil oli üks sitaks hea idee, mis ma tahaks teiega jagada. Ehk siis nad ei olegi lahendustele orienteeritud. Kogu selle asja eesmärk on kogu aeg ainult lõhestada nagu. Et see tegelikult on igal pool sama. Sest et kuigi seal USAs on nii-öelda 2 parteid, sinine ja punane, laias laastus Eestis läheb samasse auku nagu. Jah, opositsioon ja see ma arvan, et nüüd lõpetame. Liituge Telegramiga, kui te soovite toetada meie tegevust, jagage seda saadet, saate võita kasti vett Lumiorava poolt ja ärge minge valima. Välja arvatud järgmine kord, kui tuleb erakond, kes lubab maksustada rikkad ja ülirikkad ja pangad. See on ainus viis, et majanduskasvu tekitada. Ciao! Hello! Goodbye!